Ta kukub üle ära, ma ei jõua hoida. Appi. Meie tulime Malagasse jalutama, andsime kliendile korteri üle. Täna on pühapäev ja täna on perepäev, aga meie tegime tööd ka natuke. Üks vahva Eesti pere sai Malagasse endale kodu ja meie lähme nüüd hommikusöögile. Aga me polegi siin käinud, vaata. Siin on mingid turisti shopping punktid ja päris äge. Churro on veid segaduses, aga vaatame ringi. Lähme otsime süüa midagi. Õht on tühi. Lähme churro sööma? Muidugi lähme sööma. Lähme otsime süüa. Tule! Oleme siis tulnud pühapäeval Malaga kesklinna, Malaga sadamasse, kus on superjahid. Ja suurepärane on see, et meie armas churroke pole kordagi teinud tänava peal number 2. Täna Malaga uudis Malaga sadamas Kalli rikkurite ja rajoonis tegi esimese junni, nii et teab küll, et nüüd on kõik kenasti hästi. Aga nüüd jalutame edasi ja vaatame siis, mis saama hakkab. Tore vaadata sellist jahti, tegemist on vist erajahiga. Lipu järgi peaks olema kas siis Inglismaa või mis iganes Austraalia. Et seal lähevad siis meie armas Churro, kes esimest korda oma elu jooksul tegi avalikus kohas number 2. Sa juba reklaamisid. No ikka tuleb reklaamida. See on mingi perekonna suur sündmus, on ju? Jah. Kui rääkida sellest, et Eesti ilm ja Hispaania ilm, siis kui eestlased tahavad vahepeal hästi palju päikest ja kui on pilved, siis kõik on kurvad, märg, saab vihma. Siin on olukord selline, kus kogu aeg paistab päike ja kui ühel päeval saabuvad sellised ilusad pilved, siis siin on täiesti hea ja lausa erakordne nautida päeva. Nii et Hispaania ja Eesti ilm on ikka täielikult erinevad. Aga meile see meeldib. Täna me puhastame basseini põhja ja naudime seda pilvist Hispaania ilma. Vähemalt meil on siin õhku. 1, 2 ilmanautijat on meil siin. Hommikusöök, nagu näha, siis on magustoit ja seal on ka meie värsked viigimarjad, mis otse sealt põõsast. Sealt? Jah. Kuule, aga näita lähemalt neid viigimarja, sest et ega Eestis ei ole tavaline. Nüüd sa võtad puu otsast viigimarju. Hakkavad järjest kõik ükshaaval seal valmis saama. Ema ütles, et ma teeks viigimarja moosi, ma nüüd ootan, kui nad korraga valmis saavad. Jah, siin me siis naudime iga hommikut. Mul kirjutas just üks Austraalia pere, kes tahavad saada pikaks rendiks villat. Eelarve on 5006. Pole paha. Nüüd tegelen siin piltide saatmisega. Ja siin on meie palmid. Need palmid me ostsime, panime nad kenasti siia basseini äärte
kuid kahjuks, kui nad pidevalt päikse käes on, siis nad eriti ellu ei jäänud. Tõstsime ümber ja nüüd püüame ka leida lahendust basseini äärde mingisugused kunstlilled, sest siin kütab korralikult. Aga täna naudime siis sellist mõnusat pilvist ilma siin. Meie hispaaniapärane koer Churro on üks ehtne kivipallur, sellepärast, et ta leiab võimalikult palju kive meil siit maja ümbrusest ja nüüd ta leidis järgmise suure kivi. Et kõik lihtsalt tuppa tassida. Jah. Kõige hullem on see, et kui ta leiab mingit puidujama, siis ta sööb ära selle. Äkki ta sellepärast ei söögi koeratoitu väga hästi. See on kõht puitu täis. Võimalik. See ei ole päris normaalne, meid antakse loomakaitsesse. Kived vist alla ei neela, kuule. Ai, väiksed kive. Urro, tasa. Kuuled vä? Ei ammusta. Aga mul tuli siuke mõte, et me näitame teile neid igasuguseid asju, mis me siin teeme, onju. Ja siis nagu lihtsalt meie tavalist elu, nagu see lihtsalt koer ammustab mind ja ta ei saa aru, et ta ei tohi mind ammustada. Aga ma tahtsin ühte asja öelda, et me saame jätkuvalt kirju iga päev nagu tööga seoses, et kas me saaks aidata rendikortereid või maju või midagi ostuks aidata leida eestlastele. Iga päev aitame, proovime ja otsime. Aga ma tahtsin sellist asja öelda, et nüüd meil saab aasta täis, onju. Ja nüüd on nagu eriti hea nagu öelda seda, et kui te tulete Hispaaniasse ja te tahate tulla Hispaaniasse elama, et millega nagu peaks esimese asjana arvestama. Sest me oleme näinud eestlasi, kes tulevad prauh, lõpetavad kõik Eestis ära, tulevad siia ja siis mõtlevad, et alustavad siit tööga, eluga, kõigega. See on imeline mõte ja väga tore ja meie tegime ka nii, kuigi eeltööga. Aga kui te tulete, siis üks asi, millega kindlasti peab arvestama, on see, palun arvestage selle kultuuriga, palun arvestage nende inimestega, palun arvestage siestaga ja palun arvestage sellega, et siin kokkulepped ei kehti. Selles mõttes, et ja miks see nii on see, et inimestel on siin oma tempo. Me oleme harjunud Eestis, et meil on kõik punktuaalne, me lepime midagi kokku kellaajaliselt, siis nii on. Kui midagi läheb katki, siis tuleb töömees, parandab ära. Siin ei ole nii. Lõpuks saab kõik tehtud, aga olge valmis selleks mõnusaks, chilliks, moodiks, mis siin on. Et küll see saab parandatud. Ja kui sa lähed nagu närvi selle peale, et täna ei saa ja homme ei saa, ja siis seda lubadust ei peetud kinni ja siis teist lubadust ei peetud kinni, siis lihtsalt nii on. Ja kui sulle sobib see, siis tule kindlasti Hispaaniasse elama, seepärast, et meie ei kavatse siit kuhugi minna ja meile see sobib. Sa pead lihtsalt harjuma selle keskkonna, selle kultuuri, selle inimese, nende inimeste ja selle keelega. Et kui keegi küsib, et kas keelt on vaja Hispaanias, siis täna ma ütlen, et on. Ja kuna ma siin nüüd siis nii avalikult räägin, siis meie lubame ka, et meie võtame selle keeleõppe ikka tõsisemalt kätte, sest ilma keeleta enam ei saa. Meil on keelt vaja, on ju. On ju? Õige. Ja, sest me juba nagu saame aru, mis nad räägivad, aga vaata vastu rääkida ei oska. Ja see oligi see tegelikult, mis ma tahtsin öelda, et kui kellelgi on küsimusi, siis te võite meile kirjutada, sest aastaga saab ikka päris palju kogemusi, kuidas Hispaanias hakkama saada ja kuidas mitte hakkama saada. Ja kui sa ei ole selleks Hispaania eluks tegelikult ette valmistunud, et sa ei tea Hispaania kultuuri, sa ei tea, kuidas siin asjad töötavad või pigem ei tööta, kunagi kindlasti saavad tööle sellise mentaliteediga, siis see on Hispaania elu ja meile see meeldib. Sellepärast, et meie oleme õppinud selle aastaga, et
ära muretse, homme on ka päev. On ju? Nii ongi. Nii et meie täiega soovitame Hispaaniasse elama tulla, sest meil on nüüd hästi palju kogemusi, kes on siia tulnud, kes on kiiresti lahkunud, järjest on neid tulemas. Nii et tulge kõik. Meie oleme maal, meie oleme maakad ja meile siin meeldib. Nii et 4. kodu meil juba siin aasta jooksul ja siia me vist jääme nüüd pikemaks. On nii või? Ja. Näeme järgmises osas! Kas see on? Meil tuli uus koduloom. Mis asi see on? Ah? Kes see on? Meil tuli uus koduloom. Tahab väravast sisse tulla. Vabandage. Kes see on? Kuhu te lähete? Sealt tuleb veel! Mis asi see on praegu? Mis on toimub? Oh, sealt tuleb hobune. Oota, see oli hobune. Kuule, aga sealt hobune ta nagu mõtleb, et mis teha. Oh my god! Mis asi see oli? Kes see on? Miks ta on siin niimoodi? Ma ei tea. Oh my god, ma sain jumala hea story teha. Sinu oma. Saad aru või? Sellest said äkki videot, kuidas me sul pesusid peseme. Vaata, mis siin toimub. Vaata, 10-15 põhinadelt. Tegeleme jah siin väikse pesumaja äriga. Hommik on selline. Vaata seda varga nagu. Sa oled ka mingi pesumult või? Ah? See on prantsuse proua kallis äkki. Kuuled või? Mis ma teen taga? Urno! Käimas on siis väike õhtusöök. Meie kenasti oleme ära grillinud väiksed Eesti vorstid. Aga meil siin põranda peal on Kiisu ja Churro, kes hakkavad üksteisega leppima juba. Neil on siesta. Siesta aeg on. Kiisu tavaliselt sellise kellaajal ei tule, aga täna on hoopis teistmoodi. Churro magab natukene, mõtleb, vaatavad ükselt tõtt ja suhtlevad. Churro teeb au, au, au ja Kiisu teeb miau, miau, miau. Kuulnud ju. Oota, äkki teeb veel. Ma ei usu. Tonki! Kas sa teed veel tonki häält või? Ja äkki see teine tonki põgenes ka siit? Ei usu. Ei usu või? Ei. Sa teed seal? Ah? Hello? Kuule, mis sul juhtub? Meil on õhtune jalutuskäik Kuaro peale. On ju? Kas sa sõid selle tonki hääle peale ka või? Oota, vaata! Ta ei tee koerale midagi, ta on nii väike. Jõudsime just koju ja seal taga taustas sealpool on näha naine punases
ja siis on ka ühed koduloomad. Ja kohe ma näitan teile täpsemalt, mida seal tehakse. Nüüd näete lähemalt, siis see on meie Triibu, siis on perenaine, siis on Churro ja siis on Kiisu. Käimas on siis erinevate loomade toitmine. No nii, siin toimub väike sotsialiseerumine jälle. Käimas on siis keemia. Nii, ja need ei tohi nüüd laiali lennata. Ja kohe saate kõik, see on emale. Emale. Beebile siin on ussirohud, kirburohud, ma ei tea, mis. Nii. Võta nüüd sina koer ära, et ta ei tule siia. Emale ja beebile. Me tulime täna tähistama siis väga olulist päeva meie jaoks. Meil sai aasta Hispaanias täis. Ise ka ei usu, on ju. Ja me tulime sellisesse Fuengirola rannaäärsesse kokteilibaari, kus me käisime, kuhu me tulime esimest korda, kui me elasime El Faros. Siis me sõitsime siin tõuksidega ja me nägime hästi ägedat kohta. Me tegime väiksed kokteilid ja siis me mõtlesime, et kuna me käisime klientidega kohtumas täna, siis teeme väiksed kokteilid täna ka. Siis meil on põhjust tähistada. On ju? See on selline äge koht, vaata näita seda baari, nad ehitavad sinna igasugustest puuviljadest ja maasikatest ja arbuusidest. Selliseid lahedaid kokteile. Nii et kui te tulete Fuengirolasse, siis me soovitame, see on La Caracola rannarestorani vastas. Ei tea isegi, mis selle baari nimi. Tead või? Ei tea. Ühesõnaga, siin on smuutid ja kokteilid hästi maitsvad. Ja siis me natuke lähme jalutame, sellepärast, et me elame maal ja meil ei ole seal võimalik väga jalutada kuskil. Me jalutame mere ääres ja niimoodi me tähistamegi siis. Käib küll. Nii, oleme siis Fuengirolas ja täna siis homme saab meil siis 1 aasta täis Hispaanias. Ja nagu näete, siin on ka üks väike suslik. Ja siis me käime igal pool koos, ei taha teda koju jätta. Aga me mõtlesime, et nüüd sai aasta täis, et mis meil nagu, mis sul on nagu, ütle ainult üks asi nagu, et mis sul on täiesti 100% teistmoodi, mis sul oli Eestis elades näiteks. Kõik on 100% teistmoodi. Ei saa võrrelda seda, mis Eestis oli, siin hoopis teine elu. Teine atmosfäär, kliima, inimesed, olukorrad, kultuur, kõik asjad. Et Eestis on teistmoodi ja siin samamoodi. Selles mõttes see on täiesti teistmoodi, jah. Mul tuli esimene asi pähe muidugi, et ma tahaks 100 asja öelda, aga Hispaanias elades, mis on nüüd aastaga tekkinud, see ei tekkinud nüüd esimeste kuudega, vaid pigem peale poolt aastat, on see, et ära muretse asjade pärast, mida sa ei saa ise muuta. Ehk siis siin on nagu iga päev on sellised väljakutsed, erinevad olukorrad. Meie oleme nii, et me isegi tea, mis meil homne päev toob, sellepärast, et me plaanisime täna laupäev ja me plaanisime täna basseini ääres päevitada. Aga tuli välja, et me pidime 7:30 minema kliendile maja näitama, mida me rõõmuga tegime, sellepärast, et meile töö meeldib.
ja me ei planeeri siin asju, vaata Eestis elades oli nii, et sa teadsid oma päeva enam-vähem 9-5 töö, aga me ei tea, mis meil, ma ei tea, täna õhtugi toob ja meile meeldib nii. Valgusmati ka. Meile väga-väga nii meeldib, et kui teile ka meeldib elada niimoodi, et ei pea oma päeva planeerima ja jõuab homme ka, kui täna ei jõua ja ülehomme ka jõuab ja kui ülehomme ei jõua, siis jõuab järgmine kuu, nii et vahet pole Hakkan mina siis mõtlema, et vahetaks või kontrolliks selle välivalgustuse olukorda. Avan lahti ja mida ma näen? Pole ühtegi juhet, aga siin on mingid juhtmed. Nii et taaskord võimalik Hispaanias. Tere hommikust, on kaunis neljapäev ja kell on 8 läbi. Ja siin on üks tegelane, kes valmistub reisiks. Seal on peasüüdlane. Sul peame midagi sööma enne kui ära lähme. Jah, tänane päev. Me peame sööma. Meil käib jutt nii, et meie pissime ja meie sööme. Täna on siis see päev, kui me läheme Veleesi. Antakse söök ette, kõhud ilusti täis. Ja vaat seda, sööpa. Sööd vist, jah? On meil pirtsakas, ta valib. Eks ma olen ise teinud ka seda. Aga ta sööb. Ühe ampsu võttiski. Hea seegi. Üle väga hommikusööja. Oled valmis reisiks või? Mis küll? Perekond hullud on kohal. Ja näed, seal on ka paistavad meie kliendid. Ja. Näe allpool seal, vaata. BMW. Vaata. Jaa, lähme vaatame. Ilme klientidele 3 maja siis näitama, millest ühe peame täna ära müüma. No pressure. Esimene location on selline. Ja muidugi see, kuhu sa lähed? Vale koht. Kus sa kisutad õhtul? Hallo. See on minu elu esimene kiisu ja me lähme nüüd tegema kastreerimist. Aga meid võib oodata ees üks üllatus, sellepärast et sellel kiisul olid alles pojad, kes said oma päris koju tagasi. Aga mul on tunne, et seal on veel keegi kõhus. Ja kui see nii on, siis me poegi ei taha. Läks arst vaatab täna, mis siis saab. Ja siis ta on siuke tubli, vaatame. Õue kiisu meil. On ju? Saame arsti juurde. Kartulilüket või? See, mis teeb seda kartuli neid kuubikuid või? Minu on see väga hea. Ja ise pole ära mälunudki. Ei, ma tunnen soolakuust. Ei tohi rohkem olla. Ma muus tegin ju seda kartuliputru ja võtsin ema mingi soola selle. Panin, prasin kartuliputru valmis ja mine nüüd. Soolane. Tuli soolane. Ei, mitte tulisoolane, aga soolane. Ei tea, mis on nii minnenud välja. Tule, miks sina seal ole? Pupu tuli üksi siia. Pupu kordab natukene. Pupu kordab uusi inimesi, aga meil on vanad sõbrad, keda ta pole ei mäleta. Joo. Joo. Aga meil on nüüd kiisu opereeritud ja kiisu on nüüd nii sõbralik, et üldse ei urise enam meil tšurro peale. Ja meil on nüüd sõbrad.
Oliver tegi meile purksi. ise on teinud seda. Hispaania või tähendab Soomes. Mina, kes ma purksi ei söö. Ei või? Oota, ma tahan. Ei või? Ei, Sorry. ma söön mingi kord 3 aasta jooksul äkki ühe. Ei, aga see ei ole nagu purks. Ei, aga see ei ole nagu... Ma just kommenteerin, see on nagu nii maitsev. Oota, ma tahan liha saada. Ja nii on nina koos. Ei ole. See on ime maitsev. On ise tehtud. Võt seda ma söön. Ja siis on hästi. Mingid märkipurksi ma ei söö. Ei, no seda ei saa ka. Vaata. See on ise tehtud lihast kotlett. Kaste ise tehtud kõik. Meie grilli peal. Nii no. Sa said juba või? Vast saan. Ei, see on viimane. Ei, Veel viimane. need on viimasena. Ma olen järgmine. Ma tahtsin seda ka veel öelda, et Eestis tuleb ainult neid suvelõpupeo üritusi. Meil ei ole suvelõppu veel. Suvel saada. Me võime öelda, et suvi lõppes mingi novembris äkki umbes. Aitäh. Siin on täiesti olemas. Ja ongi eile ma vaatasin, et on olemas. Aastad öeldud, ei ta paneb muld taha. Üks auto. Eile oli ka üks auto. See, et vihma sajab meile. Strike the pose. Disko. Disko. Mina olen ka disko. Disko pole oluline. On oluline. Ei, nii on liiga. Vaata värki. Tadaa! Kõik on ühe, ma olen kindel, et kõik on ühe maitsega. Ma olen täiesti kindel, et kõik on ühe maitsega. 10 eurot ikka või? Jaa, 10 eurot. 7 erinevat. Magus. Ma olen enam kui kindel, et on sama maitsega. Meil oleks tuba vaja, vaata, et saaks ampsu võtta. Midagi tuleb sealt näppu. Võta väike tükk. Ma nägin rebast. Väike rebane oli. Reinu Vader oli põõsas, silmad särasid nagu öökullil. Mida sa ajad? Keda sa nägid? Rebast nägin. Võta see
sind ei ole näha, võta see. Oh. Või on parem ei ole. või nii või? Jaa, nii Oh. jaa. oota, mis sa teed? Päriselt oli rebane? Rebane, täiesti rebane. Nii et mis järgmisena tulevad siis? Oota, mis järgmisena tulevad? Meil on kass ju. Kass. Äkki kass viib rebase ära? Ei vii. Ei vii. Kuule, rebane viib su ära. Ole normaalne. See ongi normaalne. See koer on olgi normaalne. Tal on oma tool ka, näed, kuningas. Tšurro, meil tuli rebane. Hallo. Normaalne. Aja ära see rebane. Seal oli või? Ja seal. Palus oli. Mis kell on praegu? Saab 10 või? 10 jah. 10 ja meil on pime. Ma vaatan korraks, kus Kiisu on. Meil on kass ja meil on koer. Kiisu! Meie kassi nimi on Kiisu. Kiisu! Ta üldiselt tuleb nime peale, aga ta läheb õhtul hiiri otsima, siis ta läheb siin taha peitu kuhugi. Kiisu, kus oled? Kiisu! Seal ei näe midagi. Tšurro, mine vaata, kus Kiisu on. Kiisu, kus sa läksid? Ma ei tea. Kiisu läks jahtima. Jahti pidama. Ei paista praegu. Siin oled! Vaata, mina otsisin sind taga. Mäu, sa ei läinud kiiri otsima või? Kas sa ootad Petsi või? Kiisul on Peika ka. Peika nimi on Pets. Me panime selle nime. Aga miks Kiisu on siin kapi peal on sellepärast, et Kiisu peab sööma siin kapi peal, sest Tšurro sööb muidu kassitoidu kõik ära. Jah, me saame ainult vett maas hoida. Ja Kiisu sööb siin. Joo, meil on väga sõbralik Kiisu. Jah, Kiisu räägib meil ja Tšurro hüppab talle pähe. Täna hüppas Kiisu talle tagasi pähe. Joo, meil on väga sõbralik Kiisu. Jah, kus lähed nüüd? Apsti, lähed hiiri otsima. Jah, mine hiiri otsima.